ütleme siis turvalisuse, ühiskondliku turvalisuse tagamine tihtilugu tõesti omandab minu arvates ka teatrilikud mõõtmed ja ütleme see, mismoodi mingisugused asju jõustatakse või seda nõutakse, tekitab nagu küsimusi, et peavad olema ikkagi tõesti päris suured ja vägagi ütleme siis tõenäoliselt realiseeruvad mingid riskistsenaariumid, et võiks üldse nagu pooldada mingisugused väga selliseid jõulisi meetmeid, ütleme jõulist jõustamist. Kui see maskikampaania jah, tundus nagu väga ebamugav, aga võtame näiteks erinevates riikides võetud lähenemist, et kus mõnel pool tõesti käidi ja mõõdeti joonlaudadega, et kui palju inimeste vahel vahet, karistati selle eest, kui sa käisid, liikusid õues tihedamalt kui kuskil ette nähtud või et sinu juurde, ma ei tea, tuli koroona ajal koju külla rohkem kui 3 inimest, et see oli karistatav ja võrdleb mõne teise riigiga, näiteks Eestiga, kus need piirangud olid nagu imaginaarsed ainult võrreldes Saksamaa või Hispaaniaga, et ja isegi Eestis olid inimesed nagu äärmiselt häiritud ja pahased, et see sissetung privaatsusse on liiga suur ja põhjendamatu, siis tõesti tekib küsimus, et kus kohas nagu üle piiri pandi. Ja ma arvan, et nende piirangute juures väga palju ongi hüsteeriat ja lihtsalt kus on rohkem hüsteeriat, seal on need piirangud suuremad ja samas inimesed on tähelepanelikud, ütleme ka ettevõtjad on tähelepanelikud ja nad tabavad need kohad ära, kus on võimalik see asi rahaks pöörata. Nii et seal näiteks lennujaamades või ka mingisugustes muudes sellistes turvasüsteemides kindlasti seda on, kus seda rahaks pööratakse. Tihtilugu käivad siin minu arust käsikäes ühelt poolt kasuahnus ja teiselt poolt lollus. Mitte kuritahtlikkus, vaid lollus. Minu arust see on ka üks klassikaline ütlus, et seal, kus on asja võimalik selgitada nagu rumalusega, eks ole, seal ei maksa otsida tagavandenõud. Et see on olnud minu arusaam väga kaua aega minu oma tähelepanek elu kohta. Et täpselt nii see ongi, nii Eestis kui ka mujal. Tulin just reisilt USA-st ja sain väga negatiivse kogemuse osaliseks, sest et kui lennata lennukiga, siis on ju teada. Neid kaasas ei tohi olla terariistu. Ja väga paljudes riikides, minu teada Euroopa Liidus on see lausa keskselt kehtestatud reegel, et sul ei tohi olla kaasas terariista, millel on kas tera või siis teravik on pikem kui 5,8 sentimeetrit. Pikem kui 5,8 sentimeetrit on pikk täiesti tavalise Šveitsi Victorinoxi armee noatera. Võib-olla see on selle järgi tehtud. See peaks olema veel lubatud, see on 5,8 sentimeetrit. Aga ma ei soovita kellelgi proovida, sest et minult on mitu tükki neid ära võetud niiviisi. Aga seekord USA-s JFK-s korjati mult ära selline miniatuurne pisike Victorinox, mille tera on vaevalt 1,5 tolli pikk, 3 sentimeetrit või isegi alla 1,5 tolli, eks ole. Korjati ära ja kogu muusika ja protesteerisin mitte, pärast vaatasin reegleid, et pagan. Tõepoolest, USA-s on selline reegel, et igasugune taskunuga, ta võib sul taskunuga. Kui ta mul on nii pikk, ta on taskunuga, ta võetakse ära. See, et mul oli samas portfellis oli lusikas, okei, ta on teritamata, eks ole. Aga metallist lusikas, mis on 15 sentimeetrit pikk ja kui mul oleks kaasas olnud viil või viil võib-olla ei saa, aga ütleme liivahaber, ihunda teravaks ja milles küsimus. Kui mul on kaasas mingisugune ütleme, terariist, mis on mitte metallist, vaid keraamiline või plastikust, seda nad ju isegi ei avasta. Ütleme, selles mõttes see turva näiteks seal ongi imaginaarne. Hiljuti jäi kuskilt meelde ka test, mis tehti just lennujaama turvasüsteemide kontrolliks, profid.
tegid katseid, et mida nad sealt siis kõike saavad läbi viia. Nad ütlesid, et põhimõtteliselt nende edukuse määr oli üle 90%. Kõike, mida sa tahad sinna sisse tassida, ei ole küsimust. Kõik saab viidud. Ja nad ei avasta seda. Et see ongi tegelikult täpselt see sama, mis lollid avastatakse. Eks selle tavaline inimene tänavalt, kes ei tea ja ei oska midagi peita või varjata, tema avastatakse. Aga tõsine kurilane kavaldab süsteemid üle. Ja ma ei näe sellest mitte mingisugust nagu süsteemi, vähemalt algselt, mitte süsteemi kuritahtlikkust, vaid see tõesti oligi jällegi hüsteeriline reaktsioon nüüd terrorisündmustele, eks ole, et inimesed pääsesid lennukisse ohtlike esemetega ja siis keerati turvalisusele mitu vinti peale. Pingutati sellega kõvasti üle ja tegelikult kui keegi sooviks, pääseks ikkagi nagu läbi. Ja siia peale, nüüd tõepoolest võib-olla hiljem ka kasvanud äri, keegi kasutab seda olukorda ära, sest et sellest ei kiputa nagu loobuma. Mis on see põhjendus, et ma tohin Tallinnast minna oma selle pisikese noaga sinna lennuki peale ja USA-sse lennata, täitsa seaduslikult kõike. Ma saan sealt lennujaamast maha minna ja ma olen tegelikult USA-st teistest lennujaamadest sellega ka lennanud enne korduvalt. Ja nüüd siis JFK-s korjati see ära ja öeldi, et hea, et nad mulle veel käsiraudu ei pannud.